Tere, mina olen Ivar Kuusjev ja täna räägin ma sellisel teemal nagu usaldus. Usaldus oma elu vastu, usaldus iseenda vastu. Et me inimestena vajame vahel väikest meeldetuletust, kui me kipume rahulolematud olema oma eluga või kannatamatud ja kipume unustama, et tegelikult elu mängib ennast alati perfektselt välja ja tegelikult läheb kõik hästi. Et ma ka ise, olles selle teema kohta palju uurinud ja enda jaoks selle nagu lahti mõtestanud ja selgeks saanud, siis ma näen, et on väga oluline, et mul oleks võimalik oma nõrkushetkedel tagasi tulla mingi teatud peamise mõtte või peamise lause juurde, mis aitab mul nagu tagasi joonduda. Et minul on selleks lauseks, et kõik läheb alati nii, nagu minema peab. Ja siinkohal tasubki ära mainimist see, et ma räägin siin videos enda kogemusest ja mis mind elus aidanud on. Et osade inimestega see resoneerub, teistega kindlasti mitte. Ja see on täiesti okei. Nüüd ma tean, et tasub olla ettevaatlik selle lausega, et kõik on alati perfektne. Et kui me vaatame oma ümberringi maailmas, siis ilmselgelt kõik ei ole perfektne. Ja eriti kui me näeme mõnda inimest kannatamas meie kõrval, siis tegelikult kõige sügavamal tasandil on selle kannatamise all peidus õppetund sellele inimesele ja ka inimestele tema ümber ja meil tasub usaldada seda protsessi, usaldada seda õppetundi. Elu liigub tsüklitena ja kõige rohkem on aidanud minu elus usaldust praktiseerida just teatud tsüklite vahetused või ütlemise nii, et iga teatud aja tagant on mu elus periood, kus ma vahetan elukohta. Ma lähen oma paarisuhtest lahku, ma vahetan töökohta ja võib-olla ka midagi seoses oma tervise või välimusega. Et justkui korraks on nagu täielik kaos mu elus või nagu vaip tõmmatakse täiesti jalgalt ära. Mu senine identiteet nagu jääb kuskile sinna paika ja ees on täielik teadmatus, ma ei tea, mis saab. Ma võin ainult aimata. Just nendel hetkedel jõuavad minu sõnumid ja jõuavad minuni ka taipamised, et mul on vaja usaldada seda protsessi. Ja tagantjärgi vaadates see ongi ainuõige viis neid perioode üle elada on, et tuleb usaldada ja uskuda sellesse, et kõik läheb hästi ja see kõik on millekski hea. Kõik see, mis elust kaob, teeb millegi uue jaoks ruumi meie elus ja millegi uue ja parema ja veel võimsama ja veel ägedama, millegi sellise, millest me isegi võib-olla unistada ei oska. Tuleks usaldada ka inimeste minemist ja tulemist meie elust, et see kõik on elu osa. Teatud eluperioodil me resoneerume mingi inimesega, me loome mingit väärtust teineteise jaoks ja ajapikku kasvatakse lahku või lihtsalt see eesmärk, miks elu kokku viis neid inimesi, see lihtsalt kaob ära või haihtub ja minnakse edasi oma teed. Et see on tegelikult täiesti normaalne protsess. Et kujuta ette, et sa usaldad kõik oma elus. Absoluutselt igat asja oma elus sa usaldad, kõike, mis su ümber toimub, mis su sees toimub, täielik usaldus. See on nagu selline täielik nagu lõdvestus keha tasandil ka, et usaldamisel on ka nagu tasemed, et sa võid mentaalselt midagi usaldada, mõtete tasandil, emotsionaalselt, aga kõige sügavam usaldus on see, kui see usaldus laskub raku tasandile ja sa kogu oma olemusega tunned seda täielikku lõdvestumist ja alistumist. Et alistumine on ka üks selline teema, mis minu elus on väga olulisel kohal. Ma olen selleni jõudnud aastatega, et ma tean, et jällegi et see erineb inimeselt inimesele. Aga minu puhul just, et arvestades minu kasvatust, minu kogemusi,
minu isiksust, ma olen jäära tähtkujust. Et kõige selle sihikindluse ja järjepidevuse ja pidevalt oma tahtmise saamise vastukaaluks on üks olulisi õppetunde mu elus on õppida usaldama elu ja õppida alistuma. Õppima alistuda protsessidele, mis mu elus nagu toimuvad. Samas ma tean, et mul on kokku puutud olnud inimestega, kellel on teistsugune kogemus ja teistsugune kasvatus ja teistsugused traumad ja nii edasi. Et nende jaoks võib olla alistumine nagu viimane asi, mis neil elus vaja on. Et neil võib olla just alistumisele midagi vastast vaja, nagu selliseid proaktiivseid tegevusi just. Kui me leiame ennast kedagi kritiseerimast, siis tasuks mõelda sellele, et meil oleks vaja usaldada selle inimese protsessi. Mis paneb mind ebamugavalt tundma selle inimese juures praegu? Mida see mulle õpetama on tulnud? Et enamus meie elust on õppimine ja kasvamine. Meid on õpetatud juba lapsest saadik, et keegi teine teab alati paremini, mis on meie jaoks parim. Olgu see siis vanemad või õpetajad või ükskõik kes muu. Et need inimesed, kes justkui teavad rohkem kui meie, teavad ka, mis on meie jaoks parim. Niimoodi me teeme ka valikuid, mida me arvame, et me peaksime tegema, mida ühiskond ütleb, mis on õige, mida peaks tegema. Aga niimoodi käitudes ja niimoodi opereerides me kaome ära nagu lõputuste tsüklisse, kus me nagu pidevalt januneme teiste heakskiidu järgi või teiste valideerimise järgi. Ja me kaotame usu iseendasse, aga usk iseendasse ja enesekindlus on selle alus, et me usaldaksime iseennast. Üks viis, kuidas mina olen enesekindlust oma elus juurde saanud või nagu iseendale juurde tekitanud, on see, et ma tekitan järjest rohkem positiivseid kogemusi, kus mul on võimalik ennast usaldada. Üks minu elu motodest on how you do one thing is how you do everything. Et näiteks osad inimesed on sellised, kes pidevalt hilinevad või neil on pidevalt tuba sassis või ükskõik mis muu. Ja see mängib välja nagu väga erinevates valdkondades nende elus. Aga kui võtta endale eesmärgiks, et ma annan alati endast parima, ükskõik mida ma elus ette võtan, ma ei half-assi mitte midagi. Ma jõuan alati õigeks ajaks kohale ja ma hoian puhtust enda ümber ja nii edasi kõikidesse valdkondadesse laiendad seda, siis see saab nagu harjumuseks ja niimoodi positiivseid kogemusi ka ise tagantjärgi vaadates see tõstab nagu usku meisse endasse, meie võimekusse ja usaldusse, et mul ongi võimalik hakkama saada. Aga kui lasta sinna mingi apsakas sisse või sinna mingi apsakas sisse, siis arvadki endast ka, et okei, et ega ma tavaliselt ei saagi hakkama, et see on nagu suht joppamine, kui midagi üldse välja tuleb. Aga see uskumus nagu tekitabki meil endale sellist reaalsust. Me hakkame sellist reaalsust nägema enda ümber. Aga kui me teame, et me alati oleme andnud endast parima, siis me ei kahetse elus midagi. Me ei mõtle, et äkki ma ikka ei oleks pidanud seda teed valima, vaid me lihtsalt teame, et me valisime tol hetkel see tee, me usaldasime ennast, me alati usaldame ennast igas otsuses. See õpetas mulle midagi, see oli millekski hea, võib-olla ma isegi veel praegu ei tea, milleks see hea oli, et ma selle tee valisin, aga kunagi tulevikus viib see mind kokku mingi inimestega või mingisuguse muu olukorraga või läheb mul mingiks muuks ajaks seda vaja. Igal juhul me usaldame kogu protsessi. Nii et kui me arendame endas enesekindlust, kui me arendame seda tunnet, et me saame iseendale toetuda, me saame iseennast usaldada, me saame usaldada oma valikuid elus, siis me saamegi usaldada kogu elu. Me saame usaldada inimesi, kes meie elus on, sest me usaldame oma enda valikut ja otsuste tegemise võimet. Et me ise oleme valinud need ellu ja kuna me ise ennast usaldame, siis järelikult see peab õige olema. Me usaldame kõiki tegevusi, me usaldame kõiki teekondi, mis me ette võtame. Seega, kui meil on usaldus iseenda vastu, siis on ka meil lõppude lõpuks usaldus kogu elu vastu.
et sellise toreda mõttega ongi ilus lõpetada, et as within, so without. Usaldame iseennast ja usaldame oma elu. Aga jällegi, tulles veel täiesti video alguse juurde tagasi, siis see on asi, mida tuleb praktiseerida, mida tuleb iseendale aeg-ajalt meelde tuletada, sest me kõik oleme inimesed, me kõik vahel tunneme rahulolematust, me kõik oleme vahel kannatamatud, mingid inimesed ajavad meid vahel närvi, aga kõige selle all on tegelikult peidus usaldus ja meil on võimalik sellesse täppida ja kui see usaldus on meie raku tasandil, siis see toob ka täieliku rahu meie ellu. Selline video seekord. Aitäh kuulamast!